Tere! Vinskapi Soklini saade alustab oma uut hooaega maa-arhitektuurile keskendunud saadetega. Me tutvustame teile läbi saadete erinevaid elamutüüpe maapiirkondades ning anname nõu, kuidas teha korda vana maja. Otse loomulikult teeme algust kõige vanema elamutüübiga, milleks on rehielamu. Saates tulekul teeme lühiülevaate rehielamu hoonetüübist. Räägime muinsuskaitsealuse Jaagutalu omanikuga. Ehitusmeister Heiki Mürk näitab Jaagutalus tehtud renoveerimistöid. Anname nõu, mida teha, kui soolad kahjustavad paekivimüüri. Rehielamu on Eesti vanim elamutüüp. Ja eriti ainulaadseks teeb selle hoone asjaolu, et rehielamuid leidub ainult Eestis. On tõepoolest ainuomane Eestine, sest kui varem oli ka Liivimaal, praeguse Põhja-Lätimaa territooriumil rehemaju, siis meie andmetel kuskil 50-ndatel, 60-ndatel juba viimased hävisid või hävitati seal. Nii et ainuomane ainult Eestile. Võib arvata, et rehielamute ajalugu ulatub 1000 aasta tagusesse aega, mil siinsetel aladel hakati talirukist kasvatama. Vilja oli aga tarvis kusagil kuivatada ning teha seda just siseruumides. See oli põhjus, miks tõenäoliselt esimesed rehielamud ka kerkisid. Tegelikult kõigepealt ju tekkis sisuliselt ainult see ruum, kus teda kuivatati, siis sinna kõrvale juba järgmine ruum, kus vilja peksti. Ja kuni siis aja jooksul ta muudkui läks ja läks laiemaks ja tulid kambrite osad juurde ja nagu siingi selles rehemajas, et rehealuse otsa on aja jooksul ka laut juba tekkinud ja nii ta muudkui arenes. Eks rehemajad on kõik ühesugused Eestis või on siin piirkonniti erinevusi? No selline raudne rusikareegel on siis, et on 2 tüüpi, Põhja-Eesti tüüp ja Lõuna-Eesti tüüp. Et Põhja-Eesti tüübi tunneme siis sellest ära, et rehemaja sees on üks kõrgem osa, see rehetoa osa, mida nimetatakse rehekarbiks, kus siis see reheahi on, parred sees ja ta on nagu välisseintes siis seespool. Aga Lõuna-Eesti tüüp on kõrgemate seintega ja seal on juba see rehekarp ja maja välisseinad on ühekõrgused. Nii et tegelikult rehetoa sein ulatub välisseina välja. Tihti on Põhja-Eesti rehemaja tunnusteks ka rehetoa ees paiknev koda või ulualune, tagaseinas asuv aganik ja kambrite rohkus. Kõik rehielamud jagunevad aga laias laastus 3 hooneosaks. Klassikaline rehielamu koosneb rehetoast, rehealusest ja kambritest. Kõige vanem osa rehielamust on ikkagi rehetuba koos köetava reheahjuga. Rehetoas käis kogu elutegevust, koos elasid mitmed põlvkonnad. Rehetuba oli ikkagi see keskne, kus oli küttekolle, mida kööti 2 korda nädalas kindlasti. Et süüa tehti ju peamiselt leel, pada rippus seal põlvi küljes, konksu otsas ja meie põhitoidus oli ju ikkagi selline pajas tehtud roog, mitte küpsetatud. Et loomulikult sai ahjus küpsetada leiba ja kõike seda teha, aga põhitoit valmistati siiski reheahju ees. Ja kuni siis 20. sajandi alguses ilmusid siis hoopiski sinna reheahju ette juba pliidid, mille peal tehti süüa. No natukene rehemajade ehitusest veel, et millest see tuleneb ikkagi, et nad on suhteliselt ju, on küll 2 erinevat tüüpi, aga nad on ikkagi oma põhiolemused sarnased, et kes ehitas rehemaja valmis, kas see oli mõisnik või oli talupoeg ise? No võt, siin on tegelikult 2 pidi võimalik. Kõigepealt mõtleme sellele, et Pärisorjuses elav talupoeg, temal endal metsa ei olnud. Palgi ta pidi ikkagi saama mõisnikult. Ja reeglina mõisnik küll ei ehitanud, kui just ei olnud mingi erijuhus, et ta saatis oma mehed ehitama. No näiteks oma metsnikule, rehemaja või ühesõnaga tema jaoks olulistematele nagu töötegijatele. Aga peamiselt ikkagi jäi see talupere enda hooleks või õigemini koliti ju sisse vanasse teisest perest jäänud rehemajja, sest nagu me teame, ju Mihkli päeval lõppes võis mõisnik sulle koha üles öelda ja tuli hoopis uus pere sisse, nii et
võidi elada päris pikalt ühes vanas rehemajas ja sinna juba sellepärast ei tehtud lisandusi, et majad ei kuulunud ju neile talupoegadele. Aga eesrindlikumad mõisnikud, kes tahtsid, et nende talupojad oleksid terved ja töövõimelised, hakkasid muidugi suunama seda ehitust. Maa-arhitektuuri keskus Eesti Vabaõhumuuseumis tegeleb rehemajade inventeerimisega. Nende andmekogus on hetkel 1000 rehielamut, võib aga eeldada, et kokku on rehielamuid Eestis 7000 kandis, millest üsna algsel kujul säilinuid on 3500. Õnneks on olukord päris hea, sest siin 10 aastat tagasi me olime ikka päris mures, et meie traditsiooniline elamutüüp hakkab hävima, aga õnneks leidub väga palju tublisid rehemaja omanikke, kes nende eest hoolitsevad. Üks talu, mis on läbi oma ajaloo hoolitseva peremehe kätt tunda saanud, on Jaagu talu Matsalus. Talu on ehitatud 19. sajandi viimases veerandis. Jaagu talu kunagine omanik küüditati, küll aga õnnestus kodumaale jääda omaniku järeltulijal, kes hiljem püüdis teadlikult vana talukompleksi autentsena säilitada. Nii oli ka võimalik praegusel omanikul, filmitegijal Joosep Matjusel, osta endale ajalooline rehemaja. Siin lähedal ma parasjagu filmisin ja otsisin endale niisugust öömaja ja juhuslikult naabrimehe juurde minnes selle palvega või sooviga, siis ta juhatas mind kohe esimese asjana siia, et mine sinna Jaagule, et seal on üks talu. Et seal on üks talu. Nii kui ma siia hoovi peale sattusin, küll veebruarikuus ja kus oli niisugune lörtsine ja sajune ilm. Aga see avaldas mulle nii suurt muljet, see koht, et ma ei suutnud seda uskuda, et niisugune kompleks seisab niisama jõud, mitte keegi ei vaja seda, mitte keegi ei taha seda. Joosep aga tundis oma koha ära ja on nüüd talus toimetanud umbes 3 aastat. Esimene aasta läks selle peale, et üldse aru saada, millega tegemist on, sest talu kõikide oma kõrvalhoonetega on väga suur. Aga lähema vaatluse käigus selgus, et ikkagi on väga hästi säilinud, et midagi hullu ei ole, kuigi siin on igasuguseid avariisid olnud ja läbijooks katustelt. Aga jumal tänatud, et siin on just muinsuskaitse tegelenud ja reageerinud, et hooned on saanud kõik uued katused peale, mis on tegelikult selle kompleksi päästnud. Teine suur töö oli koristamine. Siin oli seda aastate jooksul kogunenud erinevat materjali. Tallid olid heina täis, küttepuid olid aidad täis ja kohati oligi niisugune tunne, et keegi on siit lahkunud ja jätnud kohe niisuguse täis majapidamise uuele peremehele. Nii et... No mis su plaanid on? Ma saan aru, et praegu sa käid siin ikkagi suvitamas, eks ju? Ja hetkel küll, kuigi kui ma tegin siin filmivõtteid siin kandis, siis ma ööbisin või elasin siin ka talveperioodil, nii et toas võib-olla üle 15 kraadi ei läinud, aga ellu jääb, et ei ole midagi. Aga võib-olla tänapäeva standarditele või koos perega siin elada hetkel on vara. Aga ma püüan olla õnnelik selle üle, mis on ja püüan seda kõike nautida. Mitte nagu hakata meeletult rahmima ja tekitama mingisugust mittevajalikku stressi, sellepärast et kiiresti valmis saada ja ma ei tea, kas sisse kolida või. Siin praegu ma tänan ka Jumalat, et pole olnud mul piisavalt raha näiteks. Et seda asja kohe hakata suure urraaga restaureerima. Sest ma juba nende 3 aastaga olen saanud nii palju targemaks, et ma juba saan aru, kui rumalad ideed mul on olnud alguses. Nagu näiteks? Näiteks ka materjali valikud. Kindlasti ma oleks tarvitanud alguses kaasaegseid, kas kaasaegseid soojustusmaterjale, sest
ja nüüd ma olen aru saanud, et need ei ole üldsegi vajalikud ja üldsegi maja ei peakski olema niivõrd umbesoojustatud, et seda kõik saab palju loomulikumalt ja looduslikumalt teha. Tänase päeva seisuga on Eestis muinsuskaitse all 21 rehielamut. Terviklikult säilinud Lääne-Eestile tüüpiline Jaagu talukompleks on üks nendest. Talu juures on säilinud väga palju ehedat, nagu näiteks vanad aknad, südametega aknaluugid, mõisalike teemandkvaadritega aknaraamistik ja ka näiteks rehemaja külge ehitatud ebatüüpiline paekivikelder. Olles mälestisena arvel, peavad rehielamu ja kõrvalhooned säilima sellisena, nagu nad on. Sest ma ei tohi siin teha ükskõik, mida ma tahan. Ma ei tohi neid aknaid teha suuremaks, kuigi tänapäeva standardid võib-olla eeldaks, et aknad oleks natuke suuremad, oleks valgust rohkem. Aga see on ka jällegi, et kui sa tahaksid endale suuremaid aknaid või kaasaegsemat ehituslahendust, siis võib-olla oleks mõistlik osta endale teistsugune maja üldse. Mina suhtun sellesse niimoodi, et need piirangud nagu muudavad siin ennast loovaks, et kuidas siis nendes muinsuskaitse poolt seatud raamides siis teostada iseenda ideid. Sa ennist ütlesid, et sul väga palju raha ei ole, et seda hoonet siin renoveerida, aga kus sa neid toetusi oled saanud, et nende väheste tööde jaoks, mis tehtud on? Toetusi olen ma saanud Muinsuskaitseametilt ja igal aastal on septembri lõpus võimalus kõigil muinsuskaitsealuse kinnistu omanikel siis taotleda eelkõige avariitöödeks toetust oma kinnistule, oma majale. Sellel talul on väga vedanud, jah. Sellel talul on väga vedanud. Me oleme alati saanud ja see protsess on olnud pidev, et iga aasta on saanud midagi ära teha jälle. Ja nüüd sellel aastal saab maja teise pool katust vahetatud ja siis ongi kõikidel hoonetel ring peal. Jaagu talu juures on taastamistöid tegemas pärandehituse spetsialist ja maamaja.eu nõustamisvõrgustiku meister Heiki Mürk. Tema sõnul on antud majal tüüpilised vanamaja probleemid ehk hoone funktsiooni muutumisest tingitud teisenemised maja konstruktsioonis. Näiteks kui elumaja muutub suvemajaks või rehealuses saab loomalaut, tõuseb ka maja niiskustase ning toimuvad muutused kogu hoones. Ühe esimese tööna parandaski Heiki ära aknaümbruse kahjustuse, mis oli tingitud just niiskusest. Üldiselt kahjustus oli selline, et need tendriposti otsad olid putukahjustusega ja seenkahjustusega ehk siis maakeeli öeldes läbi mädanenud hästi tugevalt. Siis terve aknalaud oli mädanenud ja siis aknalaua all tegelikult sellele palgile oli algselt jäetud sihuke õhuke riba, mis jooksis siit ja jätkus siit palgina. Ehk siis see osa oli läbi ja siis järgmise palgi pealmine pind oli ka läbi. Et selle, loomulikult jällegi, et kahjustuse tekke põhjus, mis ta võis olla, aga see on täiesti klassikaline jällegi vanale majale. Et see kahjustus tekkis ilmselt siis, kui siin sees elati. Ja pannakse aknad, pannakse topeltaknad ja siis alati arvatakse, et peaks hästi tihedalt kinni panema välimise akna, sest et siis ei tule külm sisse. Aga kui me nüüd mõtleme füüsikaliselt seda asja, siis kui toas on soe ja väljas on külm, siis on rõhk suurem toas, siis tegelikult mitte külm ei tule sisse, vaid soe läheb välja. Ja ta hakkab siit, läheb 2 akna vahele, see soe õhk, aga ta ei pääse siit enam edasi ja soe õhk seob niiskust ja siis tekivad siia jäälilled. See võib hästi romantiline olla, aga minu jaoks on alati see, et kui jäälilled on akna peal, siis see on ohumärk.
sest et need jäälilled hakkavad sulama, see vesi tasakesi tuleb siia aknalaua peale. Seenkahjustus ja putukas ei lähe kunagi vee sisse, ta läheb sinna, kus on mõnusalt pidevalt natukene niiske. Ja siis ta märkamatult, eriti kui aknalaud on nagu värvitud, siis võib-olla tekib siia väike pragu, sealt hakkab uuesti nagu niiskust sisse minema. Tänapäevast värvi kasutades, värvi pind pealt ei muutu, alt tasakesi mädaneb. Ja siis mingi hetk lendab sulle varblane siit tuppa. Ja siis avastad, et kõik aknaalused palvid on kogu aeg saanud pidevalt tasakest niiskust ja siis ära mädanenud. Sellel majal on paekivist rehealune, mis aga aastate jooksul on hakanud ära vajuma. Praeguseks on kõrvaldatud suur pragu müürinurgas rehealuse väravate juures. Kui peremees ütles, et tahaks seda kohta korda saada, aga alati, kui seda tegema hakata, siis peab välja selgitama selle põhjuse, et miks ta siit ära kukkus, sest et muidu on niiviisi, et me teeme selle korda ja aasta pärast peremees kutsub tagasi, ütleb, et jälle on ära kukkunud. Ja pikalt arutasime ja siis kuni ükskord naabrimees tuli ka hoovi peale vaatama, mis siin nagu toimub. Ja siis rääkisime temaga ja küsisime, et mis siin oli. Tema ütles, et siin kunagi olid ammu loomad sees ja siis siit sõideti vankriga veedi sõnnikut välja ja paar korda vist pandi vankriga vastu seda posti ka siin ja kohe tulemus olemas. Et ühesõnaga siuke füüsiline liigutus. Ja teine asi muidugi, mis seda nurka on mõjutanud, on see, et katuse pealt tuleb vihmavesi, kukub siia. Maapinna kalle on hoone poole siit. Ja kui siis ütleme kevadel või siis sügisel, kui hakkavad külmaperioodid, see koht muutub liiga niiskeks, hakkab maapinna kergitama ja kergitab selle nurga paigast ära. Millega need vuugivahed on täidetud, et see ei ole ju lubi? See ei ole lubi, kuna siis, kui me seda müüri lahti võtsime, siis me tegime kindlaks, et tegelikult see müür on laotud saviga seest ja siia peale on siis pärast ilmastiku kindlalt pandud siis lubikohv. Ja lähtusime samast materjalist. Läksime sinna kraavi, kaevasime savi. Kohalik savi. Jalgadega tampisime selle pehmeks, segasime liiva sisse. Umbes tegime koostise kindlaks, et millises vahekorras see on olnud ja ladusime samamoodi üles. Ja kui praegu niiviisi sõrmega katsuda, siis ta tegelikult, kui savi on kuiv, siis ta on tugev nagu tsement. Ta ju ei pudise kuskilt alla ja ta hoiab nagu seina hästi kinni. Et kuidas savi sellises kontekstis nagu materjali? Vihma ei tohi peale tulla? Vihma ei tohi peale tulla, aga julgen öelda, et vähemalt kogu Lääne-Eesti ja Hiiumaa taluehitised, siis kõik kivimüürid on ehitatud seda laadi, et nad on nagu saviga üles laotud. Või siis kas just kõik, aga 90% sellest, mida mina olen näinud, on niiviisi üles laotud ja nad on ju siin seisnud aastasadu. Me oleme jõudnud rehealusesse ja selle rehealuse funktsioon on aegade jooksul muutunud, mis on siis kaasa toonud mõningad kahjustused siin tarindites, et siin on tegelikult näha kohe, eks ju, et igaüks saab aru, et siin on midagi mäda sõna otses mõttes. See on katki. Jah. Mis siin toimub siis? See tegelikult, see koht on nüüd see kahjustus, mille pärast Joosep mind esimest korda üldse siia kutsuski. Siin on nüüd toimunud katusest läbijooks, konkreetselt selle sõlme peale ja siis mädanikahjustuse tagajärjel on purunenud nii sarikaots kui ülemine puidu siis räästa vöö. Ütleme siis nii, et tarind või see osa, mis seal peaks tegelikult kogu seda katust üleval hoidma. Ja kahjustada on saanud ka siis vähemalt see laedala siin. Saime siis nüüd nagu sellise olukorra, et meil on õigus võtta peal olev rookatus siit maha ja siis avaneb lõplik tõde, et kui suured on kahjustused, siis tuleb proteesida sarikad ja siis üks laetala ja siis selgub, kui palju siis seda räästa konstruktsiooni seal kahjustanud on, et kui pikalt ja kui kaugele tuleks siis kas proteesida või plommida. Siin tuleb suisa asendada osasid tükke.
aga muidu noh, nagu me näeme, siin on ju loomasõimed. Siia ju pandi veised olid siin kinni ja siia visati neile heina ette. Ja seoses sellega kogu selle ruumi siis õhuniiskuse tase on hästi tugevalt tõusnud. Ja on seal polgis on kõvasti näha putukate kahjustusi. Ja võib-olla siis üks kõige suuremaid probleeme, mis nagu siia loomade toomisega on tekkinud, on loomade väljaheidetest tekkinud soolad maapinda, mis praegusel hetkel imenduvad kivimüüridesse koos kapillaarniiskusega. Siis see kapillaarniiskus tahab müürisest välja kuivada, niiskus kuivab välja, sool jääb kivi pinna peale siis pidama ja hakkab kristalliseeruma ja selle lõhkumise jõud on sama suur nagu veel, külmunud veel. Ja pärast saab sealt väljaspoolt näha, mismoodi siis on kivimüür niiviisi pudenema hakanud nende kohtade pealt ja see kahjustus on praegu aktiivne, et ta pidevalt see nagu toimub, see protsess. Et tegelikult, kui esmapilgul tundub, et kivimüürid on heas olukorras, siis tegelikult nad nii heas ei ole. Praegu veel on, aga see on see kahjustus. Mida siis teha? Üldiselt ega selliste asjade puhul palju muud eriti teha ei annagi, kui et peaks kivimüüri väljaspoolt ära krohvima, tooma selle niiskuse siis aurustumise kivimüürist kaugemale, siis krohvi pinnale. Ja siis need soolad hakkavad seda krohvi pinda lõhkuma. Kuni müürini siis tuleb uus krohv peale visata. Ehk siis seda nimetatakse ohverkrohviks, et me ohverdame selle krohvikihi kivimüüri asemel. Sest kivimüüri parandada on kõige raskem. Krohvi parandada on märksa kergem ja krohvi värvi ehk siis lubi värvi peale panna on veel kergem. Et esimene märk peremehele, kui värv hakkab maha tulema, tõmba uuesti üle. Ja see on kõige lihtsam vahend. Kui selle mööda lased, siis tuleb uuesti krohvima hakata. Kui selle mööda lased, siis tuleb hakata kivimüüri parandama ja siis läheb järjest. Töömahud lähevad suuremaks ja kallimaks. Seda praegu vaadata, siis kuni selle piirini on isegi säilinud originaallubi krohvi siin peal. Ja siit alt läheb pilt hoopis teistsuguseks, et luugid on tühjad. Kivi on hakanud selliselt liistakatega lahti tulema ja siis nüüd need konkreetselt on siin juba soolakristallid, mis turritavad. Need on see, mis... Siin on täitsa näha praegu tuli lahti. Soolis sool, eks ju. Ja selliselt, nagu me näeme, et ta lõhub seda kivi, juba kivi, mis siin seinas on. Et kui siin oleks nüüd krohv peal, siis see krohv on ilmselt tulnudki selle pärast maha, et on siit pudenenud. Kui on võimalik kokku võtta sellised soovitused, nõuanded inimestele, kellel on rehielamu, et siis mis need võiksid olla? Me jõuame täpselt esimese punkti juurde tagasi, et millised on eesmärgid, kas nad tahavad seal sees elada või nad tahavad omada seda suvekoduna. Et siis oleks nagu lähteülesanded teistsugused, aga nagu Joosep siin enne mainis tegelikult, et esimese hooga võib-olla ei tasugi kohe nagu suure urraaga lõhkuma ja parandama ja ehitama hakata, vaid et rahulikult vaadata, kuidas maja käitub. Pigapöörde näitab sulle ise ära kõik enda hellad kohad, enda plussid, miinused. Et ma olen ise pidanud väga paljudele, mitte just väga paljudele, aga on tulnud ette, kus inimesed on meeletult investeerinud enda vanasse majasse ja siis kutsunud mind kohale. Ja siis kahetsusega pead ütlema, et kogu see sinu 2-aastane töö, et ole nüüd hea ja lõhu see kiiresti maha, et muidu on hilja. Ja siis on ka see, et miks ma siis pidin üldse. Et katus oleks korras, et väljast pinnavesi maja alla ei jookseks, need on esimesed asjad, ehk siis niiskus majast kaugemale. Ja siis juba tasapisi vaatama hakata, et kust, mida. Seal on rehemajas ja aastaringselt sees
ja meil on täpselt niiviisi, et noh, esimesel talvel võib-olla kandsime natukene rohkem villaseid sokke, sest et oli külmem, aga järgmisel kevadel juba teadsin, millist kohta mul tuleb täis toppima hakata, kust külm sisse tuleb, kui siis soe välja läheb. Et tasapisi ja rahulikult ja ei ole nagu eriliselt suuri investeeringuid teinud igaks juhuks ja saab täitsa olla ja elada. Ja alati ma olen inimestele öelnud, et kui te tahate klaasseintega elektroonikat täis ruumi endale, siis tehke see ruum endale. Ärge seda siia tehke eraldi kohe ja siis on teil vana maja ja siis on teil niisugune kaasaegne lahendus ka. Et te ei pea seda hakkama muutma selliseks. Tänases saates tõi kõlama see mõte, et kui teil on vana maja, siis ärge rutake seda lammutama või ümber tegema, vaid võtke see aeg ja vaadake ja kuulake, mida see maja tegelikult vajab. Kohtume järgmisel nädalal.